9 kuni 11 september toimus 44. korda PP festival. Saadi kokku päriselt ja siin Põhjala tehases. Igal aastal valitakse festivalile juht. Kui keeruliseks osutus sinu valimine või kuidas see sündis? Ma usun, et mu juhid ütleksid, et see kindlasti oli päris keeruline, sest väga mitmed variandid olid laua peal ja kuidagi ei tundnud kellelegi õige seda PP-d juhtida. Ja tegelikult ma siis eelmine aasta oli see juhtum oligi, et PP on paari kuu pärast, aga juhti veel ei ole. Nii et siis saadi mind kätte tõepoolest ja ma arvan, et see pidigi olema niimoodi, et pidi Jumal ka mind kätte saama, et mina sain nendelt küsimuse, mida läbi katsuda Jumala käest ja siis ma istusin Jumalaga, palvetasin ja ma ütlesin Jumalale niimoodi, et kui Jumal mulle visiooni annab see PP 2021 aastaks, et siis ma olen nõus seda juhtima ja kuna ma sain siis väga selge visiooni selleks aastaks ja siis ma otsustasin, et okei, ma olen nõus seda juhtima, sest ma tean, et Jumal on minuga ja siis ma võtsin selle rolli endale vastu ja ma lubasin juhtidele, et esimene aasta ma õpin, kuidas seda teha ja teine aasta ma õpetan edasi, kuidas seda võiks juhtida. On tulnud ka tunnistusi ja milline on PP mõju? 4. või 5. aastat meeskonnas sellel aastal kindlasti kõige suurema vastutusega, mis mina olen olnud, aga tunnistusi tuleb ja kas või see, kui inimesed tulevad tiimi, ütlevad, et nad tahavad nii väga tulla, sest Jumal teeb midagi piiblipäevade kaudu ja nad saavad siin ka õppida meeskonnatööd, õppida Jumalat usaldama, kuidas sellist suurüritust üldse korraldatakse, et kõik see on väärtus. Piiblipäevade aegade alguses tegelikult kuuleb aasta jooksul neid tunnistusi, et mingi teema, mis siin puudutas, kuna see on ka hiljem järelvaadatav, siis mingid teemad tulevad ikka ja jälle üles, inimesed vaatavad ja kuulavad, ütlevad, et see täna muutis mu elu, et ma kuulsin seda. Kui palju olete meeskonnaga kohtunud enne, kui sünnib PP? Meil on olnud, ma arvan, lugematu arv meeskonna koosolekuid, aga kui rääkida tuumiktiimi koosolekutest, siis ma usun, et meil on olnud neid võib-olla 3 või 4, kus me päriselt kõik koos oleme. Nii et 1, 2, anna see, mis sul on ja sellest sünnib palju. Kuidas lahendate erimeelsused? Palve kaudu toimub selline arvamuste ühtlustamine, et see on see, mida me tiimina teeme, kui on keerulised küsimused. Ma olen saanud siin kätte 3 noort inimest. Mida on PP teile andnud? Kas olete saanud sõpru juurde või miks te siia jälle tulete? Kindlasti sõpru. Rohkem lähedust Jumalale ja uut õppida Jumala kohta. See on ühtemoodi mõtlevate inimeste kogunemiskoht ja me saame sõpradega käia siin kõik koos. Me tuleme alati sellise suure sõbragrupiga ja ma arvan, ma olen saanud ka siit päris palju uusi sõpru. Mul on pigem elamused, et alati on siuke tugev lähedus Jumalaga ja sa saad pigem just mõelda enda usule, enda suhtele Jumalaga. Ja pigem elamus. 4. 2 korda. Elisabeth, ma ei näinud seda kogenud. Mitmendat korda sa oled PP festivalil? See on väga hea küsimus. Mitmes kord see aasta on? 44. Siis ma olen käinud 6 korda. What do you think? It's really cool, to have a nice Christian event in Estonia. Are you Christian? Yes. Yeah. And what do you like? You understand all things or you simply think of God? Yes, I think it's nice to also see all these Christian people in a community together. Yeah. No, meie koostöö sellel aastal on tõesti täiesti värske ja ma ütleks, et sellisel kujul nagu varem ei ole olnudki. Ja meil on hästi hea meel, et noored on kutsunud TV7 oma kampa ja et me oleme saanud panustada. Kõigepealt on olnud meil suur rõõm, et kõik see vahva ülistusbänd, mida me oleme siin 3 päeva kuulnud, on olnud meie TV7 stuudios ja saanud terve suve harjutada.
nii et kõik laulud on selgeks õpitud TV7 stuudios. Kuna see on niivõrd suur produktsioon, siis tõesti kõik jõud on ühendatud ja suur hulk kaameratest on TV7 poolt, aga loomulikult on siin ka oma osa Pildiraadiol, nii et me olemegi ühiselt siin panustamas ja teatavasti see tiim on olnud väga-väga suur, nii et me vajame kõigi abi. Jumala sõna kuulmine ja inimesed, kes siin räägivad, on minu jaoks hästi oluline, et kuulda seda, mis Jumal tahab mulle öelda siit läbi selle festivali. See on alati hea koht, kus nagu ennast läbi katsuda ja kuna nagu nii palju neid seminarid kuidagi panevad mõtlema erinevate teemadele ja siis saab ise kasvada, aga samas ka siin on alati see, et kuna seda rahvast on nii palju ja kõik koos ülistavad ja siis see on kuidagi nii nagu võimas tunne, et me olemegi nagu üks Jumala rahvas. Et sinu usk võib olla siin samasugune kui ka argielus. Ehk siis su argielu võib näha samasugune välja kui ka siin. Ehk siis nagu, et sul ei pea olema suur festival või hästi palju kristlasi, et tunda ja saada Jumalast puudutatud. Et sa saad ka seda teha ise kodus, sa saad pühendada Jumalale aega ja siis sa saad samu asju, samu vinni. Mul endal oli hästi suur privileeg ise olla tiimi peal, et ma sain teenida teisi inimesi, aga samas ma sain ise ka kinnitatud läbi selle, kui ma teisi inimesi teenisin. Ma arvan, et see seab nagu prioriteedid uuesti paika, paneb iga aasta uuesti paika. Päriselt, kuidas see siis tekkis? See tekkis jätkuna eelmise aastale, kus me rääkisime teemast usu läbi ja kus me samuti juba tegelikult avasime väga ausaid teemasid, võib-olla millest liiga tihti ei räägita ka koguduste sees ja ma arvan, et meie visioon on ka seda trendi natuke murda või muuta selles mõttes, et on mingisugused teemad, mis me näeme, et vajavad tegelikult kajastamist ja see on noortele eriti oluline, eriti sellistes segastes aegades, nagu siin praegu on olnud. Miks Jumal laseb üldse kõigel sellel toimuda, mis praegu on ja kuidas võib-olla selle sees siis ka oma usus püsima jääda, kuidas kasvada selles, et kuidas selliste keeruliste küsimustega toime tulla. Ja ma usun, et noored väga vajavad neid küsimusi kuulda, nendele vastuseid leida, sest et vastasel juhul võib lihtsalt see olla, et need noored lähevad minema, kui ei küsita neid küsimusi, mis tegelikult meie kõigi sees, ma arvan, mingil tasandil on. Aplausi saatel, ma palun kiirel sammul kõik meie vabatahtlikud, kellel vähegi käed vabad on, kaameramehed, ärge kaamerid maha visake, aga kõik, kellel on vabad käed, tulge siia. Meie meeskond on umbes 150 vabatahtlikku olnud osa sellest, et noored üldse siin on, et neil oleks programm, et neil oleks inimesed, kes neid vastu võtavad ja meie oleme meeskonnana väga õnnelikud tegelikult, et näha, et kõik toimib, kõik töötab. Noored on olnud, et me olemegi päriselt koos ja see teeb meid eriti rõõmsaks. Ma arvan, et kõik toimib ja ma arvan, et on isegi veel parem, kui me oskasime arvata. Sealjuures tervitame ka meie veebimoderaatorid, kes ka samuti ei ole kohal, vaid on Kesk-Eestis, nii et tervitame Samueli. Meie tiimiliikmed on üle Eesti, üle terve Eestimaa koguduste samamoodi ja tegelikult ütleme nii, et PP Festival on üha enam kasvamas oikumeenililiseks. Vabatahtlikud ongi üle Eesti kokku saanud, kes kuskilt on silma jäänud, kes koguduses juba kaasa teenib ja on ise seal pühendunud. Me teame, et nad on huvitatud Jumala riiki panustamisest laiemalt ja siis me oleme nad leidnud, kas siis näinud neid kuskil varem, juhtunud kuskil teistel üritustel koos teenima või siis olemegi küsinud, et kas keegi teab kedagi, kellel on kujundusand näiteks ja siis me pakume erinevaid nimesid ja me tutvume ja räägime nende inimestega ja siis järjest me kutsume neid meeskonda. Sina surid ja sa tõusid taas, me laulame koos taevaga, issand, oled väär. Ja
läbi elu viid. Meid igavikuni hüüame lõputult. Jeesus on